Ukraina pealinnas Kiievis tormas politsei eriüksus kord vaid mõni minut tagasi supermarketisse, kus relvastatud mees oli inimesed pantvangi võtnud. Veelgi enam, varem teatati, et tundmatu avas tänaval tule. Teatatakse, et rünnaku tagajärjel on juba 5 inimest hukkunud ja üle 10 saanud vigastada. Operatsiooni käigus tulistaja likvideeriti. Vaatame kohe kõik üksikasjad koos läbi. Aga märgin kohe ära, et selgus, et tulistaja oli venelane, kes tuli Ukrainasse Moskvast. Niisiis, Ukraina rahvuspolitsei teates ei olnud alguses selge, millises linnaosas see tragöödia aset leidis. Kuid hiljem sai selgeks, et jutt käib pealinna Holossivski rajoonist. Seal võttis tulistaja pantvange Velmarti supermarketis ning kohalike sotsiaalmeediagruppide andmetel hukkus rünnaku tagajärjel 5 inimest. Hiljem kinnitas seda infot ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes ütles, et juba on teada, et hukkunuid on 5. Samal ajal teatas Ukraina peaprokurör Kravtšenko, et see väärdes tappis 4 inimest Kiievi Holossivski rajoonis. Tema sõnul oli ründaja 58-aastane Moskva päritolu mees ning tulistaja korteris oli tulekahju. Ja just neid kaadreid võisite te täna näha Telegrami kanalites. Nüüd räägime kõigest järjekorras. Eelvigi teatatakse ka, et Holossivski rajoonis puhkes pärast rünnakut tulekahju. Mõnel internetis avaldatud kaadril on näha, kuidas tsiviilriietes tulistaja jookseb mööda tänavat ja tulistab juhuslikke möödujaid. Neid kaadreid ei saa ma siin YouTube'is näidata. Rohkem videoid leiate minu Telegrami kanalist Petši ja News. Link on selle video kirjelduses, seega minge sinna, tellige kanal ja seal saate vaadata. Püssiga. Uskumatu. 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 Ta laseb aramuti kohe maha. Ei, ta ei lasknud teda maha. Ja mingi mees ka, seal on mees mustas. Uskumatu. Seal on. Uskumatu. Uskumatu. Vaata. Väga tugevalt. Nii, ma lähen nüüd jalutama. Kus on hirsitangud? Mina ka. Vaja on kiirabi, politseid, ma ei tea. Ja politsei jooksis kõrvale. Kujutad ette, inimesed lihtsalt kõnnivad mööda. Niipea kui võrku ilmusid kaadrid tulistajast, teatas politsei, et nad viivad läbi erioperatsiooni kurjategija tabamiseks. Sündmuskohale saadeti politseipatrullid ja eriüksus kord. Temeevka elanikke paluti jääda koju. Nagu hiljem teatas Kiievi linnapea Vitali Klitško, oli tulistamise ajal vigastatute seas ka laps. Ta viidi haiglasse. Täiskasvanutele antakse abi koha peal ja edasi tema tsitaat. Erioperatsioon mehe kinnipidamiseks, kes korraldas tulistamise ja viibib praegu supermarketis, jätkub. Esialgse teabe kohaselt on supermarketis samuti kuulda laske. Tulistamise tagajärjel on juba mitu hukkunut. Samuti ilmusid kohe interneti kaadrid tihedast suitsust ühe kõrghoone juures. Selle tõttu ilmus teade, et kurjategija võis lõhkaine plahvatama panna. Kuid nüüd teatatakse, et väidetavalt juhtus see tema korteris. See tähendab, et suits, mida nähti, on selle tagajärg, mis juhtus selle tulistaja korteris. Esmaestel andmetel, nagu ütleb Klitško, on supermarketis samuti hukkunuid. Kannatanute arv on tõusnud 15-ni. 10 neist on hospitaliseeritud. Juba pärast kella 18.00 täpsustas linnapea Klitško arstidele viidates, et praeguseks on kinnitatud 2 inimese surm. Hiljem saime teada 5. Vigastatute seas, kordan veel kord, on laps ja supermarketis turvamees, kuhu tulistaja sisse tungis. Valjuhääldist oli kuulda politsei korraldusi.
Tõenäoliselt üritas politsei siiski tulistajat veenda relva maha panema. Te keppade koos teiega, ne orade koos teiega. Majakas aastas on teadmata. Kiitos toimetaja. Helistame teile tagasi ja me suudleme veel koos teiega. Me ei taha anda ei teile ega teistele inimestele. Oodake. Meid pole üldse näha. Me oleme ilma taotlusega inimesed, mitte keegi. Me tahame, et sa selgitaksid olukorra välja. Minimaalne süžee stabiilsus. Järgnev, me ei taha seda olukorda veelgi halvemaks muuta. Palun kuulake kõne lõpuni. Lõpuks likvideerisid eriüksuslased erirühmast Kord Kiievi tulistaja supermarketi rünnaku käigus, kuhu ta oli varjunud. Sellest teatas Ukraina siseminister Ihor Klimenko. Edasi tema tsitaat. Korda eriüksuslased viisid läbi poe rünnaku, kus kurjategija viibis. Ta võttis inimesed pantvangi ja tulistas politseiniku kinnipidamise ajal. Enne seda üritasid läbirääkijad temaga ühendust saada. Ründaja ohvrite arv on täpsustamisel. On hukkunuid ja vigastatuid. Hiljem sai teatavaks, et pärast tulistaja likvideerimist hakati vabastatud pantvange supermarketist välja tooma. Kvitško teatas, et hospitaliseeritud arv kasvab. Viimaste andmete kohaselt on teada, et 15 inimest on vigastatud ja 5 hukkunud. Aga ka praegu avaldatakse muidugi kaadreid, väga õõvastavaid kaadreid selle tulistaja rünnaku tagajärgedest. Kordan veel kord, viimaste andmete kohaselt on teada järgmist. Pärast tänast terroriakti Kiievis antakse siseministeeriumile ja eriteenistustele ülesandeks tugevdada relvade ringluse kontrolli, eriti nende relvade osas, mida võivad omandada tsiviilisikud, ning viia läbi täiendavaid kontrolle. Lisaks sinus foto tapetud kurjategija relvast kirjutatakse, et see on vintraudne poolautomaatkarabiin Kalte Sub 2000, mis käib pooleks kokku ja on täiesti legaalne relv. Hiljem pöördus Volodõmõr Zelenski erakorraliselt ukrainlaste poole ja teatas, mis hetkel teada on. 5 inimest on hukkunud, veel 10 inimest on vigastustega haiglasse viidud, 5 vigastatule anti abi koha peal. Loodan kiirele uurimisele, ütleb Zelenski. Töötavad Ukraina rahvuspolitsei ja julgeolekuteenistuse uurijad. Andsin korralduse siseministrile ja rahvuspolitsei juhile esitada ühiskonnale kogu kontrollitud teave selle juhtumi kohta. Nii, samuti on juba olemas ka Ukraina siseministri enda avaldus. Klimenko, kes teatas, et tulistaja alustas liikumist Temejevskaja tänavalt. Tee peal tappis ta 4 inimest, kokku 5. Tulistaja ohvriks langes pantvang Walmarti supermarketis. Samal ajal teatas Zelenski, et 4 pantvangi siiski päästeti ning Klimenko sõnul võib päästetuid olla rohkemgi.
põhimõtteliselt polegi siia vist enam midagi lisada. Tahan veel kord rõhutada vaid üht. Rohkem videoid näete juba minu Telegrami kanalil Pechenju, mille link on selle video kirjelduses. Ka tulistaja isikut alles tuvastatakse, esialgse info kohaselt on ta Moskva päritolu, ehk siis seesama metsistunud venelane, kes sattus Ukrainasse. Ja näete, milleks venelased on võimelised, sellisteks terroriaktideks. Siin ma jätan mõtte pooleli. Sõbrad, kirjutage oma arvamused selle teema kohta selle video all kommentaaridesse ning palun teil tellida see kanal, panna like ja kirjutada oma kommentaar. Sellega on kõik, hoidke end palun, kõike head!